Kirchberg. Tere päevast, aitäh teile, et olete täna siia tulnud. Alustame siis sellest, et heidame kiire pilgu ajalukku ning vaatame, kuidas see kõik on alguse saanud. Peale teist maailmasõda Lääne-Euroopas võimule saanud poliitikud otsustasid edaspidi käia tsiviliseeritud teed ning loobuda natsionalismist, mis eelneva ajaloo jooksul palju pahandust oli tekitanud. Poliitiline spekter kaldus paremalt vasakule selle asemel, et jääda tsentrisse, kus ta olema peaks. 1960-ndail algas esialgu ökonoomilistele põhjustel kolmandatest riikidest, peamiselt siis islami taustaga immigratsioon Lääne-Euroopasse. Seoses sellega hakkas ka meie vasak eliit levitama rõõmusõnumit, mille kohaselt erinevus rikastab ning uusasukad toovad meile nii kultuurseid väärtusi kui majanduskasvu. Järjekindlalt eirati kõiki negatiivseid ilminguid, külaliste poolt tekitatavat kultuurset segregatsiooni, getostumist, tõusvat kuritegevust, töötust ja kõikvõimalikke muid sotsiaalseid probleemi, mis kohaselt esile kerkisid ning aegade jooksul ainult süvenesid. 2010. aasta seisuga oli moslemite arv tõusnud Euroopas juba 44 miljonini ning Euroopa Liidus 19 miljonini. Vaatamata üha süvenevatele sotsiaalsetele ja majanduslikele probleemidele, mida nad endaga kaasa tõid, on seda saatnud pidevalt meie vasak eliidi massiline valedele põhinev propaganda, mille kohaselt erinevus endiselt rikastab. Kuni 2015. aastani oli Eesti sellest veel puutumata, kuid koheselt, kui nüüd sama aasta kevadel Brüssel sundkvootide alusel migrantide ümberjagamist alustas, jooksis meie vasakpopulistlik valitsus vastava ajupesuprogrammiga ka koheselt kaasa, lüües veel ühe lõhe ühiskonda lisaks eelnevatele majandusprobleemidele ning seksistlikele probleemidele. Siinkohal tahan esile tuua veel seda, et erinevus rikastav propaganda on juba enda olemuselt rassistlik, sest see propageerib teatud inimesi üksnes nende rassilise kuuluvuse alusel, sõltumata indiviidi reaalsetest omadustest. Rassism on teatavasti hinnangu andmine inimesele, mille aluseks võetakse ainult tema nahavärv või religioon. Väide, et teise nahavärvi ja religioosse kuuluvusega inimesed meie ühiskonda rikastavad, on rassistlik, sest inimestele andis hinnang juba enne, kui nende reaalseid omadusi hinnati, pelgalt nahavärvi baasil. Mitte ükski nahavärv, ei must ega valge, ei rikasta midagi, vaid rikastab ainult ametialane kompetents. Vasak eliit tegeleb meie ühiskonna kultuurse vägistamisega, surudes meile peale kollektiivset rassismi, mis sunnib meid tunnustama teatud inimesi ainult selle pärast, et nad on kas moslemid või tumeda nahaga, täiesti sõltumata sellest, kui palju nad soovivad meie ühiskonda panustada. Sellega diskrimineeritakse meie ühiskonda ning minu hinnangul on erinevus rikastav propaganda vastuolus põhiseaduse paragrahviga 12. Kas meie vasak eliit, tolerandid on oma tegevuses siirad, millele juba eelkõnelejad ka tähelepanu juhtisid? Ka minu hinnangul kindlasti mitte. Nad on vägagi silmakirjalikud, lihtsalt karjeristid ja tähelepanu otsijad. Mille alusel võib seda väita? Miks meil aastal 2014 ühiskonnas veel rassiste ei olnud? Miks tekkis see vastasseis ja nõiajaht alles 2015. aasta kevadel, juhuslikult täpselt samal ajal, kui saime Brüsselist käsu olla sallivad? Kas kriisiolukorra osas maailmas on tänasel päeval ja varasemal ajal mingit vahet? Ei ole ju. Süürias algas praegune sõda juba 2011 aastal, kuid siis see tolerant ei huvitanud. Muid sõdu on Süürias viimase 60 aasta jooksul olnud 8 tükki. Ja mitte ühtegi praegust euroopalike väärtuste kaitslas see siis ei huvitanud. Iraagis algas sõda juba 1991 ja 2003, kui Saddam Hussein tappis, pommitas ja gaasitas massiliselt inimesi juba aastakümneid enne seda, kus olid siis meie siirad abistajad ja nii edasi, et neid näiteid on veel palju. Aga nüüd, juhuslikult 2015 kevadel, kohe peale seda, kui Brüssel ütles, tuleb esindada euroopalikke väärtusi, tekkis meil kohe palju abistajaid.
Vasake ekstremistid hakkasid kohe ka seda kuulutama, et kõik ülejäänud, kes antud mantras natukenegi kahelda julgevad, on ksenofoobid, fašistid, ekstremistid, natsid ja nii edasi. Keskmine tolerant on lihtsalt üks madala laubaline, kaksikmoraali esindav ning ainult reprodusseerivat mõtlemisvõimet oma visend, kes leidis endale lihtsalt kõrgema autoriteedi, keda kummardada. Need vägagi agressiivsed ja väiklased inimesed suruvad meid tagasi Nõukogude Liidu stsenaariumisse, kus on vaid kaks arvamust, õige ja vale, mille alusel jaotatakse ühiskond kahte klassi, inimesed ja rahvavaenlased eesmärgiga jõuda klassideta ühiskonda ehk siis rahvavaenlased likvideerida. Ka toona otsiti pidevalt ju rahvavaenlasi, kulakud, kodanlased, fašistid. Kui neid ei leitud, siis neid tekitati vaimsete konstruktsioonide ning väliste atribuutide abil. Täpselt nii nagu täna. Kõik, kes julgevad immigratsiooni suhtes natukenegi skeptilised olla, on fašistid, rassistid ja nii edasi. Seeläbi õhutatakse vaid tahtlikult viha oma riigist hoolivate kodanike osas. Tolerandid ehk vasake ekstremistid on ise vihkajad, kes praegu justkui elaksid ennast välja. Selle asemel, et otsida mõistlikku dialoogi ning analüüsida immigratsiooni probleemi konstruktiivselt, ei püüagi nad seda teha, vaid otsivad ainult võimalust öelda nats. Nad isegi ei püüa eristada pagulast ja majandusmigranti, vaid tahavad tingimusteta kõiki aidata. Mitte sellepärast, et nad kedagi aidata tahaks, vaid ainult sellepärast, et saaks natsideks sõimata kõiki, kes ei taha aidata. Nad ei ole tegelikult ju huvitatud pagulaste probleemide sisulisest lahendamisest, mis peitub nende kodumaa haridussüsteemis ja kultuuris, vaid tahavad lihtsalt nad kõik Euroopasse tuua, et saaks ainult rohkem aidata ning selle kaudu esineda ja oma tähelepanu vaegust rahuldada. Nad kasutavad migrante lihtsalt enda esile tõstmise instrumendina. Kui nad tegelikult pagulasi aidata tahaksid, siis nad keskenduksid kriisiriikide probleemidele, kuid ma pole veel kordagi näinud, et keegi neist seda teeks. Kuid õnneks on praeguseks vähemasti natukene juba maskid langenud, kui kasutada meie maestro Eeri Klaasi sõnapruuki, kes lisab sinna veel juurde, et end poliitiliseks eliidiks nimetav seltskond isegi enam ei püüa varjata vihkavist oma rahva vastu. Õnneks on hakanud üha enam esile kerkima neid avaliku elu tegelasi, kes on julgenud olla häbiväärsed ning seadnud kahtluse alla vasakpopulistide kaksikmoraali, mis lubab inimkaubandusele kaasa aidata ning oma ühiskonda lõhkuda. Tooksin eriti esile hiljuti Saksamaal TV intervjuu andnud Bremeni ülikooli emeriitprofessori Gunnar Heinzoni sõnad, et kui Euroopa jätkab oma senise immigratsioonipoliitikuga, muutume peatselt 3. maailma riigiks. Ta toob esile, et immigratsioon sellisel kujul on majanduslikus mõttes ainult kahjulik. Seda illustreerib ta näitega, et sugugi mitte kõik riigid ei ole nii helde immigratsioonipoliitikaga nagu Euroopa Liit. Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal on väga range sisserändepoliitika, nagu ka kõigis Ida-Aasia riikides, Singapurist Jaapanini. Jaapan võttis eelmine aasta vastu ainult 11 asulanti. Professor Heinzoni sõnutsi rakendavad need riigid rangeid immigratsioonipiiranguid, sest tahavad säilitada oma majanduslikku heaolu, mis säilib vaid siis, kui töötegijaid, lisandväärtuse loojaid ei koormata üle majandusmigrantidega. Need riigid peavad silmas ka ühiskonna keskmist intellektuaalsete võimete taset ning Singapur on lausa esimene riik maailmas, kes on oma ametlikuks ülesandeks formuleerinud tõsta oma rahva intelligentseid võimeid, sest nad teavad, et tuleviku majanduslik konkurents käib ajuvõimsuse peale, mitte kvalifitseerimata tööjõu massi peale. Seega meie tolerantide kriteeriumi järgi, ka MTÜ Pagula järgi, oleksid need riigid rassistlikud, kuid seda pole nad ju kuskil maininud. Küll aga oma kaaskodanike, kes esindavad konstruktiivset seisukohta immigratsiooni osas, sõimavad nad igal võimalusel natsideks. Mida sellest järeldada? Eks jälle seda, et tegu on silmakirja teenritega.
Paar nädalat tagasi avaldas isegi Saksamaa riiklik uudistekanal Deutsche Welle Kiili Maailma Majanduse Instituudi uuringutöö tulemused, et miljoni migrandi vastuvõtmine läheb Saksamaale maksma 25–55 miljardit eurot. See on positiivne ja üsnagi tähelepanuväärne uudis, arvestades asjaolu, et seni ajani on Saksamaa meedia pasundanud ainult vasakliberaalset ajupesu sellest, kuidas immigratsioon majanduskasvu toob ning kinnitanud seda ka teaduslike uuringutega. Millest on kõige tähtsam siis aru saada? Sellest, et immigratsioon oma tänasel kujul on majanduslikus mõttes Euroopale ainult koorem. Globalistid ja karjeristid jätavad selle kas tähelepanuta või siis esitavad vale andmeid, mis sageli baseeruvad pseudoteaduslikul uuringutel, mille kohaselt immigratsioon toob ikkagi majanduskasvu. Minu eesmärk oleks immigratsiooni teemaline debatt viia emotsioonide pealt üle faktidele. Kas meil on inimlik kohustus teisi aidata, on eraldi vaidlusteema, kuid seda, et see on majanduslikus mõttes meile kahjulik, ei saa ega tohi eirata. Seoses oma ülla, kuid irratsionaalse ideaaliga, piirideta ja kultuuritu maailm on meie vasakud hävitanud Euroopas kõige tähtsama identiteedi. Kanada poliitika vaatleja Mark Stein tegi meile juba 2010. aastal teatavaks, et Euroopa eliit tegi 2 maailmasõjast valed järeldused. Nad kaotasid usu endasse ja oma rahvasse. Nad üritasid välja rookida mitte ainult sallimatust ja natsionalismi, vaid ka rahvuslikku eneseteadvust ja kultuuripärandit. Seal, kus peaks asuma Euroopa identiteet, vaigutab suur auk, kuid seda kasutavad kurjasti ära nii majandusmigrandid kui Allahi tahet ellu viivad aktivistid, kes tegelevad sihikindlalt Euroopa islamiseerumisega. Veel 1 minut. Et see nii on, ei ole enam ammu kahtluse all. Seda on välja öelnud juba mitmed nimekad inimesed, kuid siinkohal kasutan oma sõnade tõestuseks Tartu Ülikooli professori Jüri Saare seisukohti tema raamatust. Tema hinnangul tunneb islam ennast alandatud tsivilisatsioonina, kelle eesmärk on endiselt, seda juba alates 8. sajandist, Euroopat endale allutada. Kuna nad hetkel lähtuvalt oma tehnoloogilisest ning majanduslikust mahajäämusest füüsiliselt võimelised sõdima ei ole, tehakse seda oma tsiviilelanikonnaga ning religioosse taristu kaudu. Tema tsitaat: praegu toimuvat võib määratleda kui muslimite 3. rünnakulainet läänele. Suured tööhõiveta elanikonnagrupid, kellel selles ebaõiglases maailmas pole midagi kaotada, valguvad läände eesmärgiga omandada eksterritoriaalseid õigusi, põhjendades neid islami kogukonna õigustega. Sellele kultuursele õõnestustööle, inimkaubandusele, islami taristu loomisele, getostumisele, Nõukogude territooriumite tekkele ning paralleelühiskonna rajamisele meie ühiskonna sisse aitab sihikindlalt kaasa meie vasak eliit, kes imetab islamiste lutipudelist. Selles on hiljuti oma Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös ära tõestanud ka Indrek Östermann. Professor Saare hinnangul jääb nendest rahvastest, kes oma identiteedi kaotavad, alles vaid mälestus. Ning kui meie vasak eliidi kultuurse õõnestustöö tulemil peaks multikultuurne ühiskond tõesti realiseeruma, leiab aset inimkonna allakäik, mis on nagu soojussurma sotsiaalne analoog. Mõelgem selle peale ning aitäh teile. Järgmisena saab sõna härra Enn Põlluaas ja valmis paneb ennast Jaak Madisson. Tere, head sõbrad!